Paasapühade eel otsustas Jeesus minna koos õpilastega Jeruusalemma pühitama. Peagi jõudsid nad Õlimäe lähedale. Jeesus kutsus 2 õpilast enda juurde ja ütles: minge eespool olevasse alemisse, te leiate sealt kinni seotud tema eesli. Päästke ta lahti ja tooge mu juurde. Õpilased tegidki nõnda, nagu Jeesus oli käskinud. Kui nad eeslit lahti päästsid, küsis eesli omanik: miks te eesli lahti päästate? Issandal on seda tarvis. Vastasid õpilased, nagu Jeesus neid oli õpetanud. Omanik lubaski lahkesti eesli võõrastada. Õpilased viisid ema eesli Jeesuse juurde ja Jeesus istus eesli selga. Ema eesli seljas ratsutades jõudis ta Jeruusalemma. Jeesus nähes, kogunes suur rahva hulk teda tervitama. Paljud laotasid oma üleriiget tee peale, mõned raiusid palmipuudelt toksi ja puistasid teele. Rahva hulgad hüüdsid: Hosianna Taaveti pojale! Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Juutide uus kuningas tuleb. Elav kuningas! Kogu linn läks liikvele. Mõned küsisid: kes see on? See on Jeesus, prohvet Galilea Nazaretis. See on tema, kes Laatsaruse surnuist üles äratas. Ta on palju pimedaid nägijateks teinud. Isegi halvatuid ja pidalit õpiseid oskab ta ravida. Variseridele rahva vaimustus ei meeldinud. Nad kartsid oma võimu kaotada. Variserid ütlesid Jeesusele, kes jalamaid rahval vait jätta. Kui nemad vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Siis variserid arutasid oma vahel. Me oleme kaotanud. Kogu maailm jookseb tema järel. Paasapühade eelsel päeval tegi Jeesus koos õpilastega ettevalmistusi paasepalla söömiseks. Ta kutsus Peetruse ja Johannese ja ütles neile: kui te linna sisse lähete, tuleb teile vastu mees, kes kannab veekruusi. Minge majja, kuhu ta sisse läheb ja küsige tuba, kus õpetaja võiks paasalt alla süüa. Peetrus ja Johannes läksid linna ja kõik juhtus nii, nagu Jeesus oli rääkinud. Maja omanik juhatas nad teisele korrusele ning Peetrus ja Johannes valmistasid õhtusöögi ette. Õhtul läks Jeesus koos õpilastega majja, kus kõik oli paasatalle söömiseks valmis. Selle püha söömaajaga mälestab Iisraeli rahvas oma vabanemist Egiptuse orjapõlvest. Õhtusöögi ajal võttis Jeesus leiva, õnnistas seda, murdis ja andis oma õpilastele, öeldes: võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ta võttis ka karika, tänas, andis oma õpilastele ja ütles: jooge kõik selle seest, see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii seadis Jeesus sisse püha õhtu söömaaja oma ohversurma mälestuseks. Pärast sööki ütles Jeesus: ma annan teile uue käsusõna, armastage üksteist, nagu mina olen teid armastanud. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu lapsed ja et teil on armastus isekeskis. Kui nad olid laulnud kiituse laulu, läksid nad välja Õlimäele. Üks Jeesuse õpilastest, Juudas, ei läinud aga teistega kaasa. Juudas oli lootnud Jeesuse abiga maist au ja heaolu saavutada. Mõte Jumala riigist inimsüdames jäi talle võõraks ja taevast kaugeks. Ta läks ülempreestri juurde ja reetis Jeesuse 30 hõbeseekri eest, mis oli tol ajal orjahind.
Selle raha eest juhatas Juudas variserid ja sõdurid Jeesuse juurde Õlimäele, kus Jeesus kinni võeti ja vangikonti viidi. Järgmisel päeval mõisteti Jeesuse üle kohtu. Variserid süüdistasid Jeesust Jumala teotamises, sest ta oli end nimetatud Jumala pojaks ja juutide kuningaks. Jumala teotamise eest oli karistuseks surmanuhtlus. Jeesus mõisteti süüdi ja löödi risti. Kui Jeesus ristil suri, läks ilm pimedaks, toimus suur maavärin ja templi eeskirja kärises lõhn. Nüüd ütlesid paljud, see inimene oli tõesti Jumala poeg. Jeesuse ristilöömise mälestuseks tähistatakse tänaseni suurt reedet. Järgmisel päeval maeti Jeesus värskesse kaljuhauda. Variserid aga arutasid isekeskis. See petis Jeesus kõneles oma eluajal, et ta 3 päeva pärast surnuist üles tõuseb. Laseme haua ette suure kivi veeretada ja vahid välja panna, et õpilased ei saaks Jeesuse surnukeha ära varastada ja rahvale öelda, et ta on üles tõusnud. Pühapäeva hommikul toimus taas suur maavärisemine. Issanda ingel tuli taevast, läks haua juurde ja veeretas kivi selle suu eest ära. Tema nägu oli pimestav nagu välk ja riived säravvalged. Hauavalvurid ehtisid nii, et langesid minestusse. Kui nad taas toibusid, läksid nad linna ja teatasid ülempreestritele juhtumust. Sama päeva hommikul tulid naised lõhnalohtudega hauale Jeesuse ihu võitma. Teel kõnelesid nad isekeskis. Haua ees oli suur kivi. Meie seda peab teist veeretada ei jaksa. Seda jaksid 10 meest korraga liigutada, kes meid siis aitab. Hauale jõudes oli naiste imestus suur. Hauakoobas oli lahti. Kivi oli kõrvale veeretatud. Nõutult ja hirmunult läksid naised lähemale. Hauast kiirgas eredat valgust. Äkki seisis naiste ees särav valgetes riietes ingel, kes ütles: Ärge kartke, et otsite Jeesust, teda pole siin, ta on üles äratatud. Te saate teda näha, minge teate sellest teistele. Naised lahkusid jooksujalul haua juurest. Neil oli Jeesuse õpilastele ja sõpradele rõõmus uudis viia. Taevas on teinud suure ime. Jeesus on üles tõusnud. Jeesus elab!